kurat peidub detailides või süsteemi nõrkim element hävitab selle. See on täna meie teema, meie tänase kohtumise ja täna me räägime NLP massaažist. Mis see tähendab NLP, neurolingvistiline programmeerimine ja mida see tähendab massaažis, et need põhiteadmised psühholoogiast on hea kasutada oma igapäevases elus ja oma tegevuses ja kui ma räägin massaažist, need on need meetmeid, mis meie elus töötavad, toimivad nagu päike. Ta ei küsi loa, kas ta tõuseb hommikul või mitte. Ta lihtsalt tõuseb. Täpselt sama iga päev tuleb kuu taevasse. Ja kui ta tuleb, siis ta ei küsi, kas me näeme seda või ei näe, aga ta tuleb. Täpselt sama nende NLP teadmistega, mis või seadustega, et see niikuinii töötab, niikuinii toimib ja kui me teame seda, lihtsalt meil on lihtsam oma elu korraldada ja meil on lihtsam seda kasutada igapäevases elus, kui meie mõistame seda, kuidas see toimib. Ja tänane teema on üks minu lemmikutest, sest veel kui ma ei teadnud mitte midagi NLP-st ja ma ei kasutanud neid reegleid, ma teadsin, et kurat peitub detailides. Kust ma sain seda teada, kui ma töötasin valimisel, minu ülemus kogu aeg rääkis seda, et kurat peitub detailides. Ja kui ta selgitas seda mulle lahti, mida see tähendab, kurat peitub detailides. Ehk kõige pisikene asi võib täiesti muutuda ja halvaks muutuda kogu ettevalmistused, kogu ette planeeritud tegevused lihtsalt selle pisikese asjaga. Näiteks poliitikas, et kuidas panevad need lipud, kui on tippkohtumine. See ka väga palju mõjutab, see ka väga paljudest asjadest räägib. Kas nad on pannud teadlikult kuidagi valesti või need on juhuslikult, aga iga pisikene asi võib mõjutada terve süsteemi või maailma ajaloole. Täpselt meie tervisega, et kui ma olen terve, siis on kõik hästi, aga kõige nõrgem minu tervisesüsteemis, kõige nõrgem koht võib mõjutada minu elukvaliteedi peale, enesetunne peale, minu elustiili peale. Näiteks, kui inimesel on süda valutab ja ta kogu aeg seda ignoreerib, aga pumpab oma lihased jõusaalis. Jah, see on tubli töö ja see on väga hea tegeleda oma tervisega, aga nõrgema elementi ignoreerimine mingi aja pärast juba toob palju suuremad probleemid ja terve elu hakkab inimene ümber korraldada nii, et ta saaks ellu jääda. Ehk süsteemi nõrkim element hävitab selle. Ja räägivad jah, kui ärist me räägime või kui me räägime majanduses, et räägivad, et tuleb tugevdada need tugevad küljed, siis sa saad tugevamaks olla. Aga näiteks kooris, kui terve koor on kõik tublid lauljad ja üks teeb haltuura. Kui ta teeb haltuura, siis kuulajad, nad ei kuule, kui tublid ülejäänud. Nad kuulavad, et tuleb haltuura ja nad kuulavad seda ja tunnevad. Ja ei ole vahet, kui korralikult ja hästi ülejäänud lauljad trennivad ennast, teevad veel proovid ja ennast kuidagi nagu arendavad, aga kui üks nendest teeb haltuura, siis nemad ei kõla hästi. Mida see tähendab? See tähendab seda, et tuleb kas või lasta välja minna koorist seda laulja, kes ei saa neid kõrgemale tõsta, või tugevdada selle laulja oskusi nii, et ta ei hävita terve koori. Täpselt meie tervisega, et see koht kehas meie tervises, mis on nõrk, sellega tuleb lihtsalt tegeleda. Muidu pärast
tuleb sellega tegeleda juba dramaatiliselt, kas või ära lõigata, et kustutada ära see hävitamise allikas või lihtsalt pöörata tähelepanu nii palju, et me saaksime edasi kvaliteedielu elada. Nii, täna me räägime sellel teemal, aga ma tuletan meelde, et see on meie kohtumiste sari, kus me räägime NLP massaažist, kus me räägime või iga kohtumisega me uurime ja vaatame eraldi iga NLP reegel, kuidas see töötab ja läbi neidis, et ma toon sulle, kuidas seda nagu puudutada igalt poolt seda seaduse. Ja nagu head õpetajad, ma väga jälgin, kuidas mitte ainult see, mida nad annavad, aga kuidas nad seda annavad, need teadmised, mis neil on. Ja mina uurisin seda natukene ja märkasin seda, et kõige parimad lektorid, spiikerid, õpetajad, poliitikud, kõige parimad, kes oskavad jõuda südamesse inimeste hingele, nemad räägivad 98% neidistega, sellega, et nad näitavad, kuidas see elus toimib. See, mis need 2% teooriast räägivad, ehk nad võtavad 2% teooria, see nagu põhisõnum, ja lasevad seda laiali, lasevad seda nii, et läbi neidised näidata, kuidas see elus toimib, see kõik tark jutt, mis nad toonud kohtumisele. NLP teema ei ole väga kerge, see on raske ja ma üritan rääkida sulle nii, et oleks kergem aru saada läbi erinevad neidised. Ja vaata näiteks need teemad, mis me vaatasime sinuga üle ja neid on jäänud salvestusi, sa võid vaadata YouTube'is need kõik salvestused minu kanalil. Kommunikatsiooni eesmärk on tagasiside või see tulemus, mis tuleb sellest kommunikatsioonist. See on esimene reegel. Täna on number 8 kohtumine, meil ennem oli 7, see oli esimene. Teine, et vigu ei ole, on olemas tagasiside. Et me õppime alati elus seda, mis elu toob. Ja tuleb mitte vaadata, et siin valesti, aga tuleb vaadata, mis sellega ma sain, mida see mind õpetas või mis järeldused ma sain sellest teha, et edasi paremini teha neid asju. See oli reegel number 2. 3 kaart ei ole territoorium, et minu mõistus, see ei tähenda või minu mõistmine ei tähenda, et nii on reaalelus, et igaühel on oma filtrid, oma vaaded, oma väärtused ja meie vaatame läbi oma filtrid. Ehk minu kaart, ehk see, kuidas mina näen maailma, see ei tähenda, et see on territoorium, et või võtame lihtsama versiooni. See, mis näitab telefonis navigaator, ta näitab, kuhu sõita, punkt A, punkt B, kuidas sõita, aga ta ei edasta mulle seda vibe'i, seda tunne selle linna või selle kohta. Ta ei edasta mulle need rituaalid, traditsioonid, ei edasta seda hinge selle kohta. Ehk kaart ei ole territoorium. Järgmine on see, et sul on juba olemas kõik ressursid selleks, et saavutada oma eesmärki. Järgmine. Iga inimene saab saavutada seda, mida ta tahab. Ehk iga oskus ma saan endale võtta ja seda arendada. Et kui üks inimene midagi saavutanud, siis mina saan ka. Väga lihtne, aga töötab. Järgmine, meid juhib see, mida meie ei mõista. Üks minu lemmikutest, et vaata järgi, see on number 7 oli saade, sest selle alusel
põhineb kõik, mis elus toimub ja meie uskumused ja kõik selle baasil on ehitatud meie elus. Järgmine on teema, mis meil oli, see iga käitumine põhineb hea tahtmise peale. Mida see tähendab? Et isegi kõige õudsam käitumine, mida mina arvan, mina ju annan hinnangu, kõige õudsam käitumine ikkagi põhineb selle inimese hea tahtmise peale. Meie ei taha üksteistele midagi haiget teha või vale teadlikult. Me tahame seda mingi eesmärgiga teha, mingi hea eesmärgiga, aga seda headus meie ise paneme. Et võib-olla see, et ma tahan sulle midagi head teha, see ei tähenda, et sinu jaoks see on hea. Minu arvates see on hea. Ehk iga käitumine põhineb hea tahtmisel. Ja tänane meie kohtumine kõlab nii, et süsteemi nõrgem element hävitab selle. Kui võtame poliitikud, Hillary Clinton, ta väga tihti seda ütles ja vaata tema karjääri ja tema tegevused ja tema mõju. Et tema uskumus oli sellesse, et kõige nõrgem element süsteemis hävitab seda, et kurat peidub detailides. Tema rääkis nii, et kurat peidub detailides. Siis Henry Kissinger, see on üldse isa maailma poliitikast või geopoliitikast, ta on väga tugev, tark inimene. Henry Kissinger, mida ta ütles? Ta rääkis ka seda väga palju, et kurat peidub detailides. Võtame Winston Churchill, mida tema rääkis? Ta sõnastas natukene teistmoodi, aga põhimõte on sama. Ta rääkis, et success, kuidas on eesti keeles success, uspeh, võit, võib-olla võit, las olla see võit täna. Et iga saavutus, võib-olla saavutus, et saavutus alati nõuab tähelepanu detailidele. Selleks, et olla edukas, see kõik põhineb detailides. Ja minu ülemus, kui me tegelesime valimistega, kui töötasime poliitikas, siis ta kogu aeg rääkis seda, et kurat peidub detailides. Et ei ole vahet, kui hästi organiseeritud tippkohtumine, aga kui meie osakond paneb valesti lipud või paneb valesti toolid või mingi pisikene asi teeb valesti, see pisikene detail võib muutuda terve protsess sellel tippkohtumisel. Ehk kurat peidub detailides. Ja kui me räägime tervisest, et ma võin ignoreerida, et mul midagi valutab, aga ükskord selline ignoreerimine тоб mind haiglasse. Валечка, здравствуй, рада видеть тебя. Мы сегодня на эстонском сейчас. Ja kui me räägime, et kurat peidub detailides, iga pisikene asi võib mõjutada kogu protsessi peale. Ja näiteks, kui võidame et kõik need NLP teadvused või kõik NLP need reeglid, nad on omavahel väga hästi nagu seotud. Kurat peitub detailides, et iga meie kohtumine, iga meie käitumine, iga meie liigutus, ta põhineb sellesse, millesse me uskume, mis on meie jaoks väärtuslik, mis on meie motivatsioonid, meie motiivid, mille alusel me teeme mingi käitumine. Ja kui meil on hirmud, valud, harjumused, uskumused, mis ei arene meid, aga vastupidi nagu hävitab või hoiab koha peal, kõik need asjad, nad ei arene, ei aita ja nad ongi need pisikesed asjad, mis ei anna mulle üldse nagu kuidagi nagu liikuda elus edasi ja iseennast arendada. Ja need on
nõrgad kohad, mis ei anna mulle midagi oma elus teha. Ja mida teeb NLP, ta aitab meid mõista iseennast, teisi ja läbi seda, kui ma näen, et mingi minu uskumus või mingi hirm või mingi pisikene element, kui ta mind ei arene, seda saab ümber programmeerida ja sellega tegeleda. Ja NLP kõik need tööriistad annavad kõik võimalused selleks, et need muutused teha kergelt, leebemalt ja ilma valuta, et saavutada need tulemused, mida ma tahan. Ja kui minu juurde tulevad inimesed seansile, siis ma alati küsin, et miks sa tulid, mida sa tõid mulle kaasa laua peale, millega me teeme tööd ja millega sa tahad lahkuda. Ja kui jõuame vastata või läbi rääkida kõigedest vastustest nende küsimustele, siis esmane pöördumine, et miks sa tulid, et siin ja seal valutab ja seda, inimene ei tule selleks, et õllast lõdvestada lihas või alaseljas lõdvestada mingi teine lihas. Nad tulevad või nad juba jõuame selleni, et nad ütlevad, et ma tahan kergus oma kehas, ma tahan tunda ennast hästi, ma tahan hästi liikuda. See on juba palju suurem eesmärk ja selle eesmärgi nimele me töötame terve seansi nii, et lõdvestada need kinnised kohad ja et inimene läheks selle tunnega, et ta on töötanud ja ta on teinud midagi head selleks, et ta saab kergemaks ennast tunda omas kehas mugavalt ja korraldada oma elu nii, nagu ta soovib ja ta tahab. Ja kui me räägime sellest, et kõige nõrgem element süsteemis hävitab seda, kui sa leiad seda nõrgema kohta, siis tuleb sellega tegeleda, sest ignoreerimine viib meid haiglasse, kui väga lühidalt. Ja mida teeb NLP, ta aitab meid üles leida need nõrgad kohad, neid märgistada ja kohe. Я хочу, не розумію естонську мову, але ж тобою, Наталя, полюбуватися – то задоволення для мене. Дякую, Валюша. Vabandust, ma teen screenshot, sest ei jää siia, sest ei salvesta pärast need kommentaarid. Дякую, Валюшечка. Зробила screenshot. Kui me võtame seda NLP ja NLP lihtsalt annab need võtmed, millega me saame kergemaks и я тебе люблю безмежно, чудо. Sest NLP teeb meie elu kergemaks ja me saame neid kasutada nii, et meie elu oleks lihtsam, kergem ja me elame ju selleks, et rõõmu tunda, nautida ja elada hästi, mitte selleks, et kannatada elu. Nii, vaatan, mul on alati kaasas speakerid ja mis ma teen siia. Mis me rääkisime sellest, et kui kokku võtta lühidalt, mis meil oli, mis on NLP, mille jaoks NLP me kasutame selleks, et ümber programmeerida elu meie hea olemiseks. Siis me rääkisime, millised on võimalused sellega tööd teha ja rääkisime ka sellest, et kuidas see toimub erinevatel tasemel. Ääris, poliitikas, tervises, et kõik see saab kasutada enda elus. Siis me rääkisime ka sellest, et kui me leiame need nõrgad kohad, NLP annab need võtmed, millega me saame seda tööd teha. Tule massaažile, tule seansile, vaatame koos sinu nõrgemad elemendid, töötame nendega, et sinu elu teha paremaks. Aprillis, praegu on aprill, natukene hiljem, meil on ka selline maraton, mille käigus, see on tasuta, saad liituda, jälgi story, siis ma jagan seda info, mille käigus me saame baby stepsed lühikeste sammudega, me saame mõjutada, me saame muuta, teha suured muutused läbi väiksed liigutused. Järgmine, mida
me rääkisime sellest, et see NLP ta töötab mitte ainult massaažis, aga seda saab kasutada iga oma elusektoris, mida me kasutame. Sest NLP töötab niikuinii, kas me tahame seda või ei taha, päike tõuseb iga hommik. Tahame või ei taha, kuu tuleb taevasse, näeme või ei näe, aga ta tuleb ja täpselt sama töötavad NLP reeglid, et uskume, ei usu, aga nad töötavad. Nii, mis veel ma rääkisin? Vaatan, mis ma valmistasin ette. Kui me võtame seda NLP, see on kõige raskem osa, ole valmis. On olemas selline püramiid, Diltsi püramiid. See on isiksuse püramiid ja selle alusel baseeruvad kõik need meie käitumised, meie oskusi, meie väärtusi. Ta kuidagi see Dilts, ta süstematiseeris seda ja annab need võtmed, kuidas me saame iseendaga tööd teha. Ja kui me võtame seda püramiidi, tal on 7 erinevat tasemed, et esimene see on окружение, see on see, kes on minu ümber ja kes ma olen selles ühiskonnas. Teine on käitumised, et millised on minu harjumused, millised on minu käitumised. Ma võin rääkida, et ma hoolin tervisest, ma võin rääkida, et tervis on kõige tähtsam. Aga kui ma iga päev käin Mäkki sööma või Hesburgeris söömas, siis see kuidagi nagu omavahel ei klapi, sest minu käitumine näitab tegelikult minu väärtused ja minu enesehinnang, kes mina olen. Okei, punkt number 1, see oli ühiskond, et see, mis on minu ümber. Teine on käitumised, et mida ma teen selles ühiskonnas, selles sootsiumis, kes on minu ümber. Kolmas on oskusi, et mida ma oskan, kui ma olen selline, kui ma käitun nii ja kui ma olen sellises ühiskonnas. Järgmine tase, see on minu uskumused, minu motivatsioonid, minu väärtused, minu motiivid, et kõik see, mis peidub, ehk see, mis meil alateadvuses, see kõik mõjutab, et meie ei mõista või meid juhib see, mida meie ei mõista. See on ka seadus NLP. Ja kui me saame aru, mis mind juhib, miks ma käitun niimoodi, siis ma saan seda juurdepääsu oma alateadvusele ja ma saan vajadusel neid ümber programmeerida oma uskumused. Nii, ehk minu uskumused, et näiteks ma pean hoolitsema terve maailmast, ma pean päästma maailma, aga see, mida see annab, et ma pean, kus on siin selles uskumuses, et ma pean iseennast hoolitseda, seda ei ole. Ehk tuleb seda kõike vaadata nagu tervikuna, et inimene on ju tervik, et kui inimene tuleb seansile ja ütleb, et siin valutab, ma ei vaata ainult selga. Ma räägin, mis sul peas on, ma räägin sinuga, mis on üleüldse sinu harjumused, et ma vaatan sind nagu tervikuna, et holistiline lähenemine minu arvates on kõige mõjukam ja efektiivsem meetod, et palju kiiremini me jõuame tulemuseni, et jah, minu huvi, et minu kõik kliendid on terved. Ja mina töötan iga seansil nii, et sellest kohtumisest sa lähed kerge tunnega, õnnelik, heas tujus ja sina saad see tulemus, mille järgi sa tulid. Jah, võib öelda, et ei ole väga kasulik, et siis sa ei käi minu juurde tihti oma häda parandada, aga kui sa oled terve, siis sa käid minu juurde veel tihemini, sest sa tunned see erinevus, kuidas sa tundsid ennem ja pärast ja sa tuled selle järgi, et tugevdada oma hea enesetunne. Ja see ongi põhivõte ja see ongi see erinevus, et väga paljud spetsialistid ei ole huvitatud selles, et eriti meditsiinis ei ole huvitatud, et sina oled terve. Muidu kes toob raha, kes maksab neile palka. Mul on
teine lähenemine. Ma näen sind tervikuna, ma näen seda, et holistiline lähenemine minu poolt toob efektiivsemad ja kiiremini sulle tulemused ja sellega sa saad palju kiiremini oma eesmärgid kätte ja sa näed erinevus ja sina tuled minu juurde uuesti tagasi lihtsalt sellepärast. Sa tunned ennast hästi, mitte sellepärast sul on häda ja mina hirmutasin sind, et ainult mina saan aidata ja ainult minu juures sa pead käima. Mul ei ole seda huvi, ma töötan targade inimestega, õnneliku inimestega ja tervete inimestega. Kui on mingi teema, parandame ja teeme korda ja lihtsalt töötame sinu hea olemise nimele. Nii, see on sinu seanssidest. Kui sa tahad kellegile teistele, oma lähedastele midagi head pakkuda ja sa saad seda teha läbi minu käed, edasi anda oma armastus, oma hoolitsus, oma hea tahtmine ja siis see inimene, kui tuleb, siis me vaatame koos temaga, mis tema jaoks on tänaseks kõige parem viis, mis toob teda õnnetunneni. Et need on need viisid, mida sa saad teha, mida sa saad kasutada. Sa võid ka käia massaažil nagu kuurina võtta massaaži, sest kogunemisega see kõige paremini mõjutab. Ja mul on praegu kampaania käimas, ma ei tea, kuidas see, millised tulemused see toob, aga ma näen, et läbi kuuri sa saad palju efektiivsem ja tõhusam tulemused ja mul on praegu see kampaania käimas, et sa saad osta terve kuuri. See tuleb efektiivsem, soodsam ja palju kiiremini sa saad saavutada need tulemused, mida sa tahad. Nii, lähme edasi. Püramiid, Viltsi püramiid. Me rääkisime, et on olemas see ühiskond, kes on meie ümber. On käitumised, milline ma olen, mitte milline mina olen, vaid kuidas mina käitun selles ühiskonnas. Siis me vaatasime, et millised mul on oskused, et selles ühiskonnas ma saan elada ja olla. Siis me vaatasime 4. on punkt minu uskumused. Ja järgmine on identiteet, kes mina olen. Kes käitub nii selles ühiskonnas, millised on minu motiivid, et ma käitun nii ja mis on minu oskused. Ja sellel tasemel on, kes ma olen. Kas ma olen tugev ja sellepärast ma käitun nii, et terve ühiskond sellest tunneb rõõmu. Või ma olen nõrk ja ma nõuan tähelepanu. Ma nõuan seda, et kõiki hoolitsevad minu eest, et elavad minu elu läbi oma. Ja seda kõike ma kas või kasutan või ei kasuta, see on jälle, et see on minu identiteet, see, mis on peidus, millest mina aru ei saa, et alateadlikult see kõik toimib. Ja viimane tase on missioon, see on viimane järjekorras, aga see on püramiidi tipus. Milline on minu missioon? Mille nimele ma teen seda kõike, mille nimele ma töötan, mille nimele ma elan, mille nimele ma käin massaažil või mida ma teen head, et minu pere, minu kolleegid, minu tervisesüsteem töötaks hästi. Mis on see missioon, mille nimele? Ja kui me vaatame seda püramiidi, me vaatame sinuga ka seda, võime vaadata seanssidel, et võimalikult kiiremini leida see, mis on peidus sul ja leida need võtmed, mis kõige paremini töötavad sinu jaoks ja kõige paremini annavad sulle kõik need vastused, mis sul on vaja, et jõuda oma eesmärkideni. Nii, ja kõige lõpupoole ma valmistasin sulle ette 3 küsimust, millega sa saad ise endale aidata leida need vastused ja võimalused, mida saab oma elus teha, et oleks hea, mugav, nauditav sinu elu. Ja kui kurat peitub detailides, see tähendab, et sa saad leida seda kuradit, võtta ette, anna talle nimi
ja teha endale tegevuskava, mida sa teed selleks, et sellest kuradist lahti saada. Punkt number 1. Kus on minu kehas kõige nõrgem koht? Mis see on? Ja tegeleda sellega. Et kõigepealt leida, mis asi see on minu tervises kõige nõrgem koht. Teine punkt on, mida ma saan teha, et oma nõrgema kohta tugevdada. Ma ei tea, ei saa palju käia, sest jalad nõrgad. Siis tuleb jalad treenida. Kui väga lihtne võtta näide. Punkt number 3. Kolmas küsimus. Milline on minu keha? See on boonuseks. Milline on minu keha, kui ma lasen olla endale terve olla, õnnelik olla, tunda ennast hästi, milline on minu keha? Kui sa leiad vastus selle küsimusele, siis sa tugevdad oma tahtmise jõud selleks, et töötada, et tugevdada oma nõrgema kohta oma tervises. Nii, 3 küsimust jäta meelde. Esimene, mis on nõrgem koht, teine, kuidas ma saan seda tugevdada ja 3, milline on minu keha, kui ma elan hästi, kui ma tunnen ennast hästi. Aga sa oled tark inimene, ma räägin ju, et ma töötan ainult õnnelikud, terve ja tarkade inimestega. Kui sa võtad need küsimused ja sõna tervis sa kustutad ära ja paned karjäär, paned pere, paned sõpradega suhted, sa võid võtta seda küsimused, need küsimused ja kasutada igas oma elusektoris, iga oma elu strateegias. Sa oled ju tark, sa saad seda kasutada. Nii, aga tänaseks mul on kõik. Ma rääkisin need 2% teooriast ja ülejäänud olid neided. Mul on veel bonuseks mõned neided, kuidas kurat peidub detailides ja kuidas see mõjutab. Ja sellega me lõpetame nende neidistega, mis sa saad vaadata, et see sinu elu peale ka on mõjutanud. Näiteks, kui Ukrainas oli see Tšornobõli katastroof, Tšornobõli avarii. See juhtus lihtsalt pisikeste asjade pärast. Mis see oli? Et oli mingid väiksed vead konstruktsioonides. Siis olid rikutud instruktsioonid, kuidas käituda personaalide poolt. Siis ei olnud piisavalt ettevalmistatud tegevused selleks, et teha testi. Ja siis üks plahvatus tegi kogu maailmale seda probleemi, katastroofi. Et need pisikesed asjad ja nad mõjutasid nii tugevasti kõikide peale. Võtame Titanic. Kui laev on arusaadav, et ta kohtus selle iceberg, ma ei tea, kuidas eesti keeles sa tead küll, mis asja on, et kui kohtus või jõudis laev selle icebergi juurde, jah, see oli nagu põhjus, miks laev oli rikutud ja inimesed saanud surma, aga see juhtus nii palju inimesi on ära surnud sellepärast, et ei olnud piisavalt need paadid, ei olnud piisavalt tugevad need boltid ja kõik need ühendused, mis hoiavad terve konstruktsiooni. Siis olid valed, olid vead navigatsioonis, et need pisikesed asjad, väiksed kuradid, nad mõjutasid kogu katastroofi peale või katastroofi tulemuste peale, sest võib-olla oleks
võimalik rohkem inimesi päästma. Võib-olla neid on paljud, aga pisikesed asjad mõjutavad kogu terve süsteemi peale. Üks näide veel. Esimene maailmasõda. Kuidas see algas? See algas sellest, et autojuht ajas sassi marsruudi. Ta sõitis valesti. Et oli Gavrila Princip, kes tappis või tulistas tappis ära Franz Ferdinandi. Ja kui sõitis terve korteedž, terve auto hulk poliitikutega, kui ta sõitis kohtumisele, autojuht keeras vales suunas. Ja see tapja, ta oli õiges kohas, õigel ajal, ta tulistas ja ta tapis ära Franz Ferdinandi. Ja lihtsalt see väike viga, autojuhi viga, kui ta ajas sassi kuhu sõita ja pööras vales kohas, siis peale seda tekitas järjest erinevad olukorrad, mis provotseeris esimene sõda. Kui me võtame tervise teema, katk. Kui see läks laiali 14. sajandis, 14. sajandil, kuidas see juhtus, et lihtsalt need laevad, mis jõudis sadamasse, nad ei läbinud korrektselt karantiini, nad ei jälginud need reeglid. Ja siis inimesed hakkasid nagu ümber ringi joosta ja jagada seda katke laiali. Ja see kõik tõi pärast katastroofiline olukorda terves Euroopas. Ma ei tea, ma ei ole vaadanud eesti keeles, kuidas see kõlab, aga ma arvan, et kõlab sama. Talidomid. See oli selline ravim, selline rasedatele, et see toksikoos, mis tuleb, et kuidagi nagu leevendada naistele olemised, enesetunne, kui rasedad hakkasid tarvitada seda talidomid, siis pärast terve põlvkond lapsi oli sündinud krooniliste sünnipatoloogiatega, mis ei saa parandada. Ja see kõik juhtus selle tõttu, et ei olnud piisavalt uurinud, kuidas mõjutab tervise peale ja järgmise põlvkonna peale need elemendid, mis on selle ravimi sees oli. Kui vaatame ka näide, kuidas maailmas või aviatsioonis toimis see reegel, et kurat peidub detailides. 1977. aastal, kui Tenerifidel saanud kokku katastroof 2 Boeingit ja see juhtus selle tõttu, et piloodid ja dispetšer, kes oli maa peal, omavahel ei saanud õigesti üksteist aru. Ja see tekitas katastroofi, suurid inimesi ja see oli tõesti suur katastroof. Selle tõttu või selle teadmiste alusel siis või tänu selle katastroofile muutis maailmas raadioühendus aviatsioonis, et nüüd saab turvaliselt lennata, sest see on palju turvalisem praegu tänu sellele katastroofile, mis on juhtunud 2 Boeingiga ja kus palju inimesi ei saanud surma. Üks ravi veel, penitsiliin. Kuidas see juhtus, et Alexander Fleming, teadlane, ta unustas tassi bakteritega mingiks ajaks. Ja siis seal hakkas kasvada gribok.
hakkas oma elu midagi seal elada. Ja sellest ta avastas, et on penitsillin ja sellest tulid antibiootikumid, mis tegelikult päästsid palju elusid inimestele. Ehk selline väike inimlik viga tegi suur asi kogu meditsiinis. Siis kuidas need klaasid, autoklaasid saanud turvalisuseks muuta tänu sellele, et Prantsuse keemik vist teadlane, Prantsuse keemiateadlane Eduard Benedictus, ta juhuslikult lasi lahti anum, kus oli tselluloosinitraat. Ta kukkus maha, aga jäi terveks. Ja see põhjustas seda, et ta hakkas arendada seda klaasi, mis ei lähe katki või kui ta läheb katki, et ta ei tee haiget inimestele. Ja tänu sellele olukorrale, et ükskord teadlasel kukkus maha mingi asi, sellest arenes seda, et nüüd on turvalised klaasid autodel. Sellised väiksed vead või õnnetused ka toovad meile kasu või muudavad terve maailma ajalugu. Ja see näitab seda, et süsteemi nõrgim element hävitab selle. Või vastupidi, kui me võtame seda, mitte vastupidi, aga kui me võtame seda enda tervise peale, siis see näitab mida? See näitab seda, et kui me ignoreerime mingi mure oma tervises, see toob meile üllatusi ja pärast see haigus, ta võtab kogu meie jõudu, kogu meie aega, raha, ressursid ja elustiili muutmist, sest ta nüüd sai tähelepanu. Kui sa ignoreerisid, siis nüüd see haigus võtab kõike enda kätte. Ehk leia nõrgim element ja tegele sellega. Ja ole terve, õnnelik ja terve ja tule minu seansile. Kohtumiseni!